Sangyong pole kindlasti automaailmas Toyota sünonüüm ja viimastel aastatel on nad püüdnud Eesti turul ellu jääda vaid ainult oma kahe kõige levinuma ja mudeliga, mida vähegi mõni inimene kuskil võib-olla teab, kuid nüüd lendavad nad siis eetrisse uhi uue Mussoga, kastikaga. Tere tulemast taas kord kaasa elama naisluksuri proovisõidule. Võiks ju jääda mulje, et tegemist on täiesti uue mudeliga ja võib-olla ongi ta mõeldud just siia Eestisse ainult, kuigi tegelikult on ikkagi Musso veerenud maailmaradadel juba aastast 1993 ja praegu on tema kolmas põlvkond käimas ja esimene põlvkond oli üldsegi üks suur pärismaastur. Nelikveoline on aga Musso alati ja tal kasutatakse keerdvedrusid ja tal saab kahes erinevas kereversioonis, aga mõlemad need versioonid on ikkagi neljaukselised 5 istmega. Ainult vahe on telgede vahes. Musso Grandil on telgede vahe mõnevõrra suurem. Clearance'it on tal 22 centimeetrit, diferentsiaali lukk on tal olemas ja suudab ta vedada endal kuni 3000 kilogrammist järelhaagist, nii et päris äge ja teie kaadrikese merest välja sikutamine ei valmista talle vähimatki raskust. Interiöör näeb välja küll mitte kuigi moodne ja kui 2015 aastal oleks mõni autotootja sellise interiööriga välja tulnud, siis vaevalt, et keegi oleks minestanud või tooli pealt ümber kukkunud. Seal on palju juhtnuppe ja olemas 13-oline digitaalne näidikupaneel, kuhu saab ka kaardi kuvada, mis on küll sükse viimase aja kõva sõna ja Android Auto Apple CarPlay ühendusvõimalused on ka tal olemas ja istmed on tal nii soojendusega kui ka jahutusega ja see multimeediasüsteem pole just kõige parema graafikuga ja kõige parema taibuga, aga sellises robustses autos mõjub see hästi ja juhtnuppe on seal ka vägagi palju, seal on olemas 12 voldi pistik, USB pistik ja isegi ehtne sigareti süütaja. Mootoriks on tal 2,2 liitrine diiselmootor, mis on turboga üle laaditud ja mis suudab sinu igapäevaellu panustada 149 kilovatti ehk 202 hobujõuga. Keskmine kütusekulu on tal paraku 10 liitrit 100-le, aga teda saab nii manuaali kui ka automaatkäigukastiga. Hinnakiri algab tal 34 900 eurost ja lõpeb 43 000 euro juures. Selline on Musso, mis on selline robustne tegija ja 360-kraadine kaamera on tal ka muidugi olemas. Ja Musso näitabki, et olla moodne võib ju omada endas igasuguseid multimeediaid ja igasuguseid touchscreen, aga et maastikul hakkama saada, siis selleks on vaja ikkagi ühte kõvat diferentsiaali lukku, alati nelikvedu ja ühte ägedaid keerdvedrusid veel peale kauba. Selline on uus Musso ja minge vaadake ta kindlasti üle. Kohtume juba järgmisel nädalal, seniks liigelge turvaliselt.